Tere! Mina olen Kristel ja täna sa vaatad seda videot täpselt sellel põhjusel, et täpselt nagu mina tahad ka sina teada, kuidas töötab Tefali OptiGrill ja mitte lihtsalt OptiGrill, vaid OptiGrill Elite, mis tähendab, et ta peaks olema täielik delight, et sellega süüa teha. Ja esimese video jooksul me lähme tagasi lapsepõlve rännakutele. Lihapallid ja retroburger. 2 minu lapsepõlve stamp toitu. Alustame lihapallidest. Mina olen suur lihapallide fänn, aga ma ütlen ausalt, oma täiskasvanud elu jooksul ei ole ma neid kordagi teinud, nii et me teeme seda kõik koos, sina ja mina ja Tefali grill. Meil on vaja selleks veishakkliha, cheddari juustu, kurki, tomatid, majoneesi, hapukoort ja natuke küüslaugu kastet ka. Alustame siis kõigepealt sellest, et toatemperatuuril tund aega seisnud 300 grammi veishakkliha, segad selle kokku 2 teelusikatäie cheddar juustuga. Sega kas otse kohe kätega, mina hoian ennast natuke aega tagasi, ma kohe kätega sisse ei hüppa, et kuniks ma teen nüüd nendest golfipalli suurused pallikesed, siis oleks mõistlik panna grill juba sooja. Näe, on pall, just nagu maakera. Nii, kuna grill on saanud vahepeal soojaks, kus juures ja grilli alla oleme pannud küpsetuspaberi lihtsalt, et oleks pärast vähem koristamist. Kui sa oled need pallikesed pannud grilli sisse ära, siis peale, kui sul on pintsel, siis pintselda. Meil on väikene lusikas, paneme niimoodi kergelt meekest. Ja siis paneme kinni. Aega peaks võtma umbes 6, 5, 4 minutit. Vaatame jooksvalt. Nii ja nii kaua, kuni need lihapallid seal vaikselt vädivad, siis teeme ülilihtsa, kiire salati kõrvale siia. Paneme kurgi, tomati, majoneesi, hapukoorega, põhikangelane seal ja segame kokku. Samal ajal pallikesed küpsevad maitsetest. Ja ongi kiire, väike salat, põmm, valmis. Vaatame, mis nägu meie pallikesed on. Ja meie lihapallid on saanud valmis. Võtame nad siit niimoodi ükshaaval välja. Teeme endale elu võimalikult keeruliseks, aga teile visuaalselt võimalikult kauniks. Ja siis paneme taldriku peale natukene küüslaugu majoneesi. Et ta ei ole otseselt nagu lihapalli sees ja kõik saavad võtta, kui tahavad. Nii ja siis otse loomulikult paneme siia keskele rohelist, punast, natuke jõulud, natuke grillihooaega. Ja need, siin ta on lihapallid. Minul juba neilud käivad. Bon appetit! No proovime siis järgi ka, kuidas tuli. Tehke seda, see on päris hea. Hea mõnus. Grill toimib, see toimub, mina toimin. Lähme järgmise retsepti juurde. Mälestusradade retsepti ralli teine pool retroburger. Aga me teeme natukene, ütleme siis väikese vimpaga seda sellepärast, et me ei tee tavalise hakklihaga, vaid me otsustasime, et paneme grilli täielikult proovile kanalihaga, ehk siis selleks, et purksi teha, on otse loomulikult kõigepealt vaja saia. Siis on vaja sul hakkliha, coleslaw, kapsasalat koos vajalike kondimentidega. Sul on vaja juustu, tomatit. Seekord maitsestame oma hakkliha siis kohe ära, enne kui me teda hakkame kuidagi moodi segama ühte või teistpidi. See on tunde järgi. Nii palju, kui ma oma elus olen kana teinud ja see on päris palju, siis silma järgi ütlen, et see on küll. Nii, ja nüüd teeme nendest siis, nii ma juba vaikselt poolitan neid, me teeme nendest väiksed piifid ja paneme grilli vahele. Ma võtan selle koguse kana hakkliha, panen otse grillile. Sellest tuleb valmis 1 ja sellest niimoodi opsti tuleb valmis teine. Ja nüüd
mis on selle Tefali juures väga lahe, on see, et tal on burgeri režiim, ehk siis ta vaatab, kui tihe su pihv on ja siis arvutab välja, kui kaua läheb aega, et sa saaksid täpselt õige küpsusastmega pihvi endale. Eemaldage toit, okei. Nii, ja senikaua, kuni me teeme ettevalmistusi burgerite edasiseks valmimiseks, ma panen juustu, cheddar juustu siia peale sulama ja siis segan kokku coleslaw kapsaga. Paneme nii majoneesi, paneme natuke küüslauku, otse loomulikult paneme siia ka ketšuubi ja paneme sinepid ka. Absoluutselt kõik, eks ju, maitse järgi. Sina pane nii palju, kui sina tahad, mina panen nii palju, kui mina tahan. Nii, aeg on panna meie burger kokku ja selleks me võtame ahjust saiad. Siis paneme hea ja siukse priske annuse seda kapsast, seda peabki olema kõige rohkem. Ma võtan siit ühe bihvi juustuga, mis on, ja siis peale tomatit, paneme 2, ärme üle ka pinguta. Ja siis hopsti. Noh, ja maitseme siis oma retro burgerit ka. Ma ei tea isegi, kuidas seda hoida, sest mul ei ole seda taskut. Nii. Kümme 10 soovitaks oma sõbrale ka. No võt. Selline meie väike retro-retk vanade retseptide natuke uuema pöngulisemaks tegemise juures oli. Grill sai suurepäraselt hakkama. Ma arvan, et mina sain suurepäraselt hakkama. Sest kui su kõht on rõõmus, siis oled sina ka rõõmus, nii et tee ennast rõõmsaks, söö häid toite, tee seda õigete tööriistadega ja head isu ja hakkaks sööma. Sööma!